5 aastat on lennukalt läinud. taas on nädal, kus sünnipäeva tähistame. Haiti gümnaasiumis on pidupäev meie kooli gümnaasiumihariduse andmise 105. aastapäev. Palju õnne meile kõikidele sünnipäeva puhul. Nagu alati kavandatakse ka palju üritusi. Ettevalmistused on käinud esimesed mõtted ja koosolekud olid juba circa aasta aega tagasi ja mida aeg edasi selle aasta numbris, seda intensiivsemalt läks ettevalmistus. Põhiüritused vilistlastele on nädala lõpus, traditsiooniline vilistlus kokkutulek, aga ka täna oli vägagi põhjust kokku tulla. Mõnevõrra mitte traditsiooniliselt, sest meie kooli sünnipäeval vist ei ole pikka aega enam raamatuesitust olnud. Ja vaat niimoodi siis sündiski nüüd juba päris raamat. Meenutuste raamat, millele ka pealkiri on valitud hästi meiega seotud ja ajakohane. Mäletad sõber, aeg veel saab. Peaaegu täpselt meie koolilaulu esimene rida ühe tähelise erinevusega, aga see on oluline. Meil on laulus, et aega veel saab, siin on aega veel saab. Aga nüüd, kuidas tegelikult siis loomeprotsess toimus, sellest juba räägib siis peakoostaja Ülle Rohtma ise. Aga ennem veel ma paluksin ühe suure aplausi 2 daamile. Ühte ma juba nimetasin Ülle Rohtma kui koostamist juhtinud inimene. Aga ma tean, et väga suure töö tegi ka koolisekretär Tiina Hihl, teie vilistlane. Aplaus neile, tänu tähendab. Kui tuba on külm, on jääs radikas, siis see on mu väike Antarktika. Kui töölaud ei ole hoitud korras, siis see on mu väike pisike Holland. Külmkapi peal klaasuli sees on kinni maailmakee, mida keegi ei raputa. Külmkapi peal klaasuli sees on natuke ruumi mulle ja siin tihti jalutan. Tegelikult see oli minu kohta väga kiire jah-sõna. Tavaliselt ma nii kiiresti ei ütle. Aga midagi nagu sundis mind selleks ja ma võtsin selle vastu. Ma muidugi otsisin endale ka kohe abilisi ja palusin endale appi Tiina Hihli ja Tiia Sadari ja Maia Anger ja tegelikult oli ka Ene Airik, aga kahjuks tema läks siis ära. Aga küllap ta sealt Ameerikast jälgib meie tegemisi. Kooliajale tagasi vaadates meenus nii mõnigi erehetk, kui tumedapäine klassivend eesti keele tundi saabus, demonstreerides värskelt blondeeritud soetud. Kui kohusetundlik õpetaja X alati oma tunnikontrolli pikalt ette valmistas ja neid alati kohas X hoidis. Kuidas sai korraldatud meeleolukas jõulupidu, kui jõuluvana käis sinistes haiglasussidest, sest tal polnud vahetusjalanõusid. Kuidas sai korraldatud veelgi meeleolukam klassikull, mis tegi silmad ette nii mõnelegi päris pulvale ja nii mõnedki salategevused, mis peaks salategevuseks jäämagi. Tõsiasi on igatahes see, et Paide gümnaasium andis meile palju. Seda nii hariduse võttes, millega me oleme omandanud nii kutseid, bakalaureuse kui ka magistrikraade, aga ka klassikaaslasi silmas pidades, keda saab täna lugeda oma sõpradeks. Kurjus olla nüüd, et ükskord pärast
kõiki autoreid, sest mina olen ainult koostaja, aga autoritele tänu. Ja kõigepealt need, kes mul siin vahetult lähedal olid, Tiina. Anda selline kaduv nähtus, kalorid tulevad, lähevad ja vahetada see sellise hea tüki ajaloo vastu. Nii et aitäh koostajatele ja tegijatele. Daamid ja härrad, mina tahtsin sõna puhtalt selleks, et linnavalitsuse poolt tänada ja tõdeda ka seda, et sel aastal on Paide linnas viljakas aasta raamatute väljaandmise poolest. Nimelt 2 kuud tagasi tähistasime Paide linna, õigem siis ka Järvamaa raamatukogu 155. sünnipäeva ja ka sel puhul anti raamat välja. Paide gümnaasium on 2 inimpõlve noorem, 105-aastane, aga kindlasti sama väärikas raamat on nüüd sellel tähtpäeval välja antud ja linnavalitsus soovib tänutäheks ühe sooja küünla jala ja ühe tänukaardi anda austatud Ülle Rohtmaale tänutäheks tehtud töö eest. Suur tänu!
On aasta 1920. Õues on kõle sügisõhtu. Tänavaid katab pimeduse loor, kuid mööda tänavaid jalutades kumab ühest aknast valgust. Tundub, et on toimumas midagi salapärast. Tere tulemast 2014. aasta Hammerbecki galale. Ainult täna ja ainult siin tunnustame silma paistvamaid õpilasi ja õpetajaid ning selgitame välja aasta parima ürituse. Õpilasesindus süütas tänaseks päevaks küünlad pastor Hammerbecki mälestuseks, kelle järgi on see üritus ka endale nime saanud. Täna õhtul anname välja auhinnad 15 kategoorias. Nominente oli võimalus teil kõigil esitada. Kokku esitati 91 taotlust, rohkem kui 100 nominendiga. Parimate väljaselgitamiseks tegi tööd žürii. Otsustamine oli raske, aga nüüd on see tehtud. Parimad on valitud tegude järgi, mis on jäänud silma ajavahemikul novembrist 2013 kuni novembrini 2014. Alustame parimate tunnustamisega. Kõigepealt tunnustame oma kooli kõige tähtsamaid inimesi, kelleks on muidugi õpetajad. Sellel aastal anname eraldi tiitlit parimale algkooliõpetajale, parimale põhikooli ja parimale gümnaasiumiõpetajale. Kõik 3 aasta õpetaja tiitlit annab üle eelmise aasta parim õpetaja Anneli Niinep. Kellest jutt. Aga suur aitäh. Nüüd hakkame tunnustama tublisid õpilasi erinevates kategooriates. Nominentidel palume siis püsti tõusta ja laureaatidel sinna poodiumile minna. Aasta sulesepp on Margit Kattai. Eestrid ja sportlased ja kunstnikud ja muusikud ja ma tahan öelda, et tehke seda, mida teile tõeliselt meeldib teha. Tehke seda armastusega, tehke seda hirega, sest ma arvan, et see on tõeliselt tunnustamist väärt. Aitäh! Väga loominguline ja kindlasti on seda auhinda väärt. Selle aasta võitja on Berta Kelder. Aitäh kõigile! Kuigi ma teda palju ei tunne, ehk ainult riigikaitsetunnist, siis olen alati teda kuulnud rääkimas ainult arukat juttu ja rahulikult ja läbimääldult.
Et jah, palun Erri, tule siia. Selle aasta esimene meessportlane on Gert Piirimäe. Maicel Viidermets. Ma teen siis veel kiiremini. Tänan. Selle aasta naissportlane on Elle Kreemi. Pole olemas võimatuid unistusi, on ainult piiratud ettekujutus võimalikkusest. Ehk siis uskuge iseendasse ja tehke asja hingega. Aitäh! Eelmise aasta parim üritus oli jõulupall. Peab ütlema, et me oleme väga-väga õnnelikud ja me tahaksime tänada neid inimesi, kelle arvates on jõulupall üritus, mis väärib tunnustamist. Ja me tahaks tänada ka inimesi, kes aitasid meil seda üritust korraldada. Aitäh! Aktivisti nominente on nõnda palju ja minule on selle aasta nominent jäänud silma kui väga tasakaalukas ja kaalutlev noormees, kes on alati selline vastutulelik
ning on alati rahulik ning selle aasta nominent on Kaaren Siimut. Alustuseks ma tahaks väga tänada ja ma ütlen veel, et ma loodan, et see on täna viimane kord selle poodiumi peal. Aga nüüd sellest tiitlist. Aktivist ei pea olema inimene, kes jookseb päevad läbi koolimaja peal ringi ja teeb kõike, mis ette juhtub. No vahel ma ka jooksen ja teen, aga teod ei pea olema niivõrd suured, kuivõrd nad võiks olla tähenduslikud ja midagi nagu muuta või mõjutada. Ja seda ma teen, sest mulle see meeldib. Sest teatavasti ei tee ükski inimene asja, mis talle ei meeldi. Seda eriti vabatahtlikult. Aitäh! Aga mis ma siin ikka heietan, selle aasta meestantsija on Robin Oja. Rahvatantsrühmas, kui meie koolis tantsime. Nüüd lõpuks jõudsin siis eelmine aasta Südamekesse. Suur kaugvõistus oli kohe. Aga jah, aitäh! Eelmise aasta laureaat Nele, kes viibib praegu Austraalias, saatis meile kirja. Te kõik näete nii ilusad välja täna ja palju õnne uuele tiitlipärijale, kelleks on Johanna-Laura Truug. Aitäh teile! Järvamaal kutsutud kui tipp ja täpp. Eks me see oleme kui tipp ja täpp, aga südame kui selline, et me oleme väga uhked teile. Eks ju? Ja, et meil on praegu superkollektiiv, kes tõesti väga hästi tantsib, aga väga-väga tubli. Ja, aitäh teile.
mul isegi õnnestus see suvi temaga ühes muusikalis koos üles astuda ja ta väärib seda auhinda kindlasti kõige rohkem siit. See on Eerik Mikussaar. kes mind muusikateele suunanud on, ehk siis õpetajad, sõbrad, tuttavad, vanemad, vend. Jah, aitäh! See hetk, mis ta rõõmub sooja käib, puhka oma poole viiseb. Kindlasti väga palju. Ta on seda ka eelmistel aastatel rääginud ja ma olen õnnelik, et ta nüüd lõpuks selle saab. Ja see on Paula Kivimäe. Igatahes ma tänan ka oma muusikaõpetajaid, kes mul on olnud nii lasteaias kui nüüd koolis. Aitäh teile! Siia nii, nagu õpilased teda kutsuvad, mitte nii, nagu on tema päris nimi. Aasta koolitöötaja on IT Tiit. Seda ma teile juttu otsin. Katsub ise teada saada. Sellega ongi selle aasta tublimad oma tunnustuse saanud. Head kooli 105. sünnipäeva kõigile! Kohtume juba aasta pärast Hammerbecki galal. Hea koolipere, tere hommikust kõikidele! Oleme kogunenud täna meie jaoks tavapäratusse kohta, aga meie kooli sünnipäevanädalal ja eriti veel juubelisünnipäeva nädalal reedesel päeval on see igati õige ja kohane. Nii nagu igas peres on hästi oluline see, mis on olnud ennem. On olulised ema ja isa igale lapsele, vanaema, vanaisa, vanavanemad, kodumajad. Käiakse ju linnas tihti ka maale, sinna, kust kõik alguse sai. Ja võt, täna oleme täpselt samal põhjusel kogunenud oma kooliperega siia, sest selle koolihoone juurest
105 aastat tagasi algas Paides ja kogu Järvamaal ka tegelikult gümnaasiumihariduse tee. Paide linnarahvas tol ajal lasi ehitada siia endale väga uhke koolimaja ja siin alustasid algul õpinguid tütarlapsed. Esimene gümnaasium oli tütarlaste gümnaasium. Paide poisid pidid tollel ajal käima veel mujal gümnaasiumiharidust saamas. Kokku mindi 1924. aastal ehk siis 90 aastat tagasi. Täna me tulime siia sellepärast, nagu juba ütlesin, et siit sai kõik alguse. Aga teel meie koolimajja Aiavilja tänavale suuremad kindlasti teavad, et oli vahepeal veel üks koolihoones, mis on praegu kohtuhoonena teada Tallinna tänaval. Ja alles seejärel jõudsime praegusesse kodusse Aiavilja 3. 105 gümnaasiumihariduse aastast on nüüd viimases meile nii koduses ja nii hubases möödunud nüüd 51 viimast aastat. See on siis see põhjus, miks me täna siin oleme ja ennem kui läheme oma majja oma sünnipäevaaktust pidama, tuleme siia, et mõtetes olla nende kaugete aegade juures ja mälestada seda maja. Natukese ka meenutada ja loota, et vast ärkab see praegu tühjalt seisev kaunis koolihoone taas uuele elule. Tere hommikust kõigile ka minu poolt ja kõigepealt palju õnne teile selle suure tähtpäeva jooksul. Ma ütleks, et ajalugu, mis on meie kõigi minevik, on väga tähtis. Sest kui ei ole minevikku, ei ole ka tulevikku. Ja kuna meil on väga pikk minevik, siis on meil loodetavasti ka väga pikk ja väga õnnelik tulevik. Ja selle mõttega ma lähekski nüüd neid küünlaid süütama. Ja nüüd siirdume siis ühise suure kolonnina, ühise perena meie koolimajja tagasi. Laulda võib ka.
võib minna. Viidus lahti ja nüüd oma. Ma ei saa aru ka, ma räägin ka Austria viin. Pai PG ruulib. Ei noh, ei hakka kõndima enne. Ma arvasin seda. Kus sa siukse asja said? Palju õnne Paide gümnaasiumi sünnipäeva puhul! Palun teil kõigil hümni laulmiseks püsti tõusta. Muidu me oleme kogunenud ikka õppeveerandite lõpuks, aga sel korral koguneme hoopis trimeistrite lõpuks. Ja trimeistrite puhul kogunemisel selgub, et esimene trimester langeb kokku meie jaoks nii toreda ja nii olulise sündmusega nagu koolisünnipäev. Aga koolisünnipäev ei ole meil ka mitte tavaline, vaid on juubelisünnipäev. Nii et sel aastal on tõesti kohe mitmed asjad teistmoodi, erilisemad ja olulisemad ja tähtsamad. Aplodeerime üksteisele tänuks ja tunnustuseks esimesel veerandil hea õppimise eest. Olite tublid! No ja juba ma eksisin. Ikka ma olin harjunud ikka veerand ütlema, kuigi kohe parandan, et siis ikkagi tegelikult esimesel trimestri lõppimise eest. No veel korra üks aplaus. Aga loomulikult, et kõik on selgeks saanud ja head hinded on olemas, no võib-olla mõned sekka, mitte kõige paremad. See on loomulikult eelkõige teie õpilaste endi töö ja vaeva tulemus. Aga kui see kõik nii lihtne oleks, siis võib-olla polekski vaja õpetajaid, aga tegelikult ei olegi nii lihtne. Te teete küll põhitöö ise, aga õpetajate juhendav ja õpetav, abistav osalus selles
õppeprotsessis on hästi vajalik ja möödapääsmatu. Ma usun, et te ise teate ja tunnetate seda väga-väga hästi. Täname koos ka kõiki õpetajaid nende tubli töö eest teiega. Aplaus ja tänu teile. Head Paide gümnaasiumi sünnipäeva teile, elagu Paide gümnaasium. Tänan teid kuulemast. Igal aastal kooli sünnipäeval oleme külla kutsunud endale eelmise aasta lõpetajad. Ja palungi siia 90. lennu vilistlased. Palun tulge siia ette. Aplaus muidugi. Abituriendid! No nii, tore on teid jälle näha siin meie koolis. Ma arvan, et nii mõnedki õpetajad ja õpilased on teist tegelikult puudust tundnud. Õnneks oli teid eile ka juba kohal mõned ja said oma eelmise aasta tiitleid üle anda. Ja ma arvan, et väga paljusid huvitab, et millega te nüüd tegelete. Et võib-olla saadakski ringile, et millega te nüüd peale gümnaasiumit tegelete, kes õpib või kes töötab või kuidas teil üldse läheb. Tere, olen Marilyn ja õpin Tartu Ülikoolis prantsuse keelt ja kirjandust ja olen väga rahul. Samuti kuulun korporatsiooni Sororitas Estonia. Ma õpin Tallinnas TTÜs avalikku haldust. Tere, ma olen Kertu ja ma õpin tehnika kõrgkoolis arhitektuuri koos Mareniga. Ja meil läheb väga hästi, ainult et raske on natukene ja tööl ma ei käi, sest et ei jõua lihtsalt. Kertu ütles juba kõik ära, aga ma käin peale kooli veel rahvatantsus ka. Mina õpin Tartu Ülikoolis humanitaarainete haridusteadust, ehk siis kunagi võib-olla olen humanitaarainete õpetaja. Teie tegite koolile kingituseks ilusad plakatid, mis ehivad kooli seinu. Need on tõesti väga ilusad. Tehke üks suur aplaus iseendale. Aga meie oleme ka teile teinud ühe kingituse, kelleks on Uku Suviste! Ma laulan terve päeva ainult sulle. Jole, 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 jole. On päike taevas naeratamas mulle. Jole, 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 jole. Sulle olen jole, 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 jole. Jole, 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 jole. Jole, 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 jole. Jole, 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 jole. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis koolike, õnne soovime sulle. Ükskord veel. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis kool. Miks olla läksid sa? Sul mõtted segi on laiali peas. See lõpeb päeva näed. Sul sirutan ma oma käes haara kinni.
hästi ma ei läheks, sa haara kinni. Kinni mu käes, sa haara kinni mu käes, mida pakun nüüd, näe. Pakun nüüd, näe. Pakun nüüd, näe. Pakun nüüd, näe. Ma ainult ootama pean, et lõpeks sul see tome mäng, kuid lõpedab, et see nii. Mündi all näha ei tahagi, sa haara kinni. Kinni mu käes, sa haara kinni. Et hästi vaid läheks, sa haara kinni. Kinni mu käes, kuid siiski lõppudel lõpuks sul sirutan käe, sa haara kinni. Kinni mu käes, sa haara kinni. Et hästi vaid läheks, sa haara kinni. Kinni mu käes, sa haara kinni mu käes. Teeme suure aplausi tantsijatele. Nad suutsid sellise loo peale tantsida polkat, uskumatu. Aitäh teile veel kord. Uku Suviste ja aastatiim Südameke! Sind austama tulnud me täna, sest koitnud su pidulik päev ja soovime silmades ära, et su õnn oleks jääv. Nalja, rõõmu, kingitusi, toogu kaasa sünnipäev. Tervist, rõõmu, saavutusi, aga iga järgnev päev. Kuulutame Paide gümnaasiumi 105. sünnipäevaaktuse avatuks. Palume hümni laulmiseks püsti tõusta. Peokõne peab Paide gümnaasiumi direktor härra Vello Tõlliste. Austatud minister, vaavanem, linnavolikogu esimees, linnapea, omavalitsusliidu esimees, austatud õpetajad ja endised õpetajad, koolitöötajad, head sõbrad ja koostööpartnerid, head abituriendid. Aeg kulgeb kiirelt. 5 aastat Paide gümnaasiumi suurjuubeli 100. aastapäeva tähistamisest on lennukalt möödunud. Taas on põhjust meie kooli suure pere liikmetel koguneda, sest oleme tähistamas Paides gümnaasiumi hariduse andmise 105. aastapäeva. 3 tundi tagasi oli kogu meie praegune koolipere suures spordihallis sünnipäevaaktusel meeleolukal peol. Homme toimub
või vilistlaste kokkutulek, väga paljude taaskohtumine oma kooliga, oma kunagiste klassikaaslastega. Praegune aktus on eelkõige pedagoogilise kollektiivi töö tulemuste esitamise ja õpetajate tunnustamise koht. Head saalisviibijad, igapäevaelus oleme tavaliselt oma tegudega olevikus ja mõtetega tulevikus. Pilk suunatud sinna, kuhu oleme teinud. Aga on hetki ja aegu, kui hetkeks seisatame ja teeme tagasivaateid. See on oluline, sest öeldakse, et kes ei mäleta minevikku, sellel ei ole ka õiget sihti tulevikku. Meie kooli lugu. Mis see on? See ei ole kindlasti ainult arhiveeritud dokument. Neid võib pidada omamoodi vundamendiks, seiteks ja katuseks majale. Meil siis koolimajale, mille elustamiseks on tegelikult vajalikud kogu suure koolipere kõikide liikmete ühised mõtted ja teod, mälestused ja unistused. Kas saame edaspidigi Paide gümnaasiumiperena ühiselt jätkata? On hetkel veidi ebaselge. Aga meie valmidus ja soov selleks on kindlalt olemas. Soov selleks meie kooli lugu võiks kesta edasi. Head Paide gümnaasiumi 105. aastapäeva. Elagu Paide gümnaasium! Tänan! Meil on saabunud Vabariigi peaministri tervitus, mida esitleb Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees härra Kristjan Viljalg. Austatud Paide gümnaasiumi koolipere, enne kui ma olen ette tervituse peaministri, millega ma ühinen loomulikult, räägin ma natukene ise ka, et Paide gümnaasiumiga tegelikult ma hakkas mõtlema, mis mind seob, siis mind seob Paide kolmas keskkond ja Hilistama ühisgümnaasium, mille vilistane ma olen, mis tegelikult on ju välja kasvanud selle sama tütarlaste gümnaasiumi vaimust, siis ütleme niimoodi 1909. aastast, et 1977. aastal, siis vist kui Vello oli ju kolontakeskuse direktor, kohe ei olnud. Ma igatahes siis, kui mina koolis käisin, siis olid meie kooli direktor. Seda jah, et sidet on, kui lisa siin koolis osa õpilase elust leednud, et tegelikult see vaim, mida Paide gümnaasium kannab, ma arvan, et see on Paide kõigis koolides sees. Et see on see vaim, et teadmised peavad jõudma järgnevale põlvkonnale ja tegelikult gümnaasiumi vaim saab selles koolis nii teised edasi. Nii et ma usun, et Paide gümnaasium selles mõttes kindlasti võib tulevikus sünnipäevad pidada ja ilmselt tema iga pigem seetõttu pikem veelgi kaugemale. Nii, ja nüüd siis tõesti sai räägitud Vabariigi peaministriga, et Järvamaal on niivõrd uhkete traditsioonidega kool, mis on ka Eesti mõistes paljustki Eesti tipus, nagu koolidirektor ilusti esile tõi. Nii et ma loen ette teile peaministri tervitused. Hea Paide gümnaasiumi pere, õnnitlen teid kõiki teie oma kooli 105. sünnipäeva puhul. Eesti kool on maailma tipu lähedal. Teie kool Eestimaa südames on omakorda Eesti tipu lähedal. Seega toetub Eesti tublisti Paide gümnaasiumis tehtavale tööle. Ja ma ei pea silmas ainult edu hariduse edetabelites. Teie aitate luua
paremaks teha, Eestit luua siis. Eesti edu toetub suurel määral Eesti koolile. Soovin teie õpilastele edu õppetöös ja lakkamatut uudiseni. Õpetajatele soovin kannatlikku meelt teie juhtidele maailma ning teie kooli vilistlastele soovin igakülgset eneseteostust ja kõigile kaunist kooli sünnipäeva. Aitäh! Paide gümnaasium sai äsja oma raamatu valmis, aga Järvamaa ei ole kehvem. Järvamaa on oma raamatu valmis ja Maavanema ühendusega annaksin ma selle raamatu siis usinaks kasutamiseks teie direktorile. Anda üle Järvamaa teenetemärk ja see inimene on Malle Nöör. Järvamaa teenetemärk maakonnale osutatud teenete eest läheb ka Õie Vilmanile. Järva maavalitsuse tänukirja, tänu kellele on meil linnas väga palju rõõmusuiseid, naerusuiseid ja sõstraliitseid lapsi ja see inimene on Krista Rikk. Järva maavalitsuse tänukirja on välja teeninud ka Taimi Jürgenstein oma hiljana töö eest. Ükski maja ei seisab püsti ilma vundamendita ja teie kooliperes on ka üks inimene, kes on nagu orkester ja teda jääb alati sinna, kus kõige rohkem vaja. Ja see inimene ei ole Andrus Jakobson, see on Tiina Pihl. Silmapaistvate vaimsete ja füüsiliste eneseületuste eest Paide gümnaasiumi maisete probleemide lahendamisel Andrus Jakobsonile. Õitse ilusti Paide gümnaasium ja lennake kõrgelt. Ma tänan. Palun sõnavõtuks siia Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuniku proua Piret Sampi. Tänukiri Ülle Rohtmale täname pikaajalise ja tulemusliku töö eest seoses Paide gümnaasiumi aastapäeval. Tänukiri Helen Truugile täname huvitegevuse edendamise eest seoses Paide gümnaasiumi aastapäeval. Tänukiri Elbe Metsatalule täname pikaajalise ja tulemusliku töö eest seoses Paide gümnaasiumi aastapäevaga. Ja ükski kool ei saa toimida ju ilma peata. Tänukiri Vello Talvistele pikaajalise ja tulemusliku töö eest Paide gümnaasiumis. Tere päevast, koolipere! Tere päevast, austatud koolidirektor, head külalised! Ükski kool ei seisa püsti ilma meeskonnata, ilma tugeva meeskonnata ja täna sooviks Paide linna poolt siis tänada ka 4 inimest, kes on andnud oma suure panuse. Ja esimesena sooviks tänada Maija Kaasikut, kes on minu teada juba 40 aastat tööstaaži koolimajas. Järgmisena paluks direktori asetäitja siia, Kersti Kepsmiku, kes on täitnud 10 aastat asedirektori ülesandeid. Aitäh!
mis mitmed on olnud rahvusvahelised, Aino Kreitsmani. Ja viimasena, kuid kindlasti mitte vähem olulisena, sooviks tänada klassiõpetajat, kes siin koolis tegeleb kõige pisematega ja on teinud seda juba aastast 1996. Klassiõpetaja Riina Õlust. Pidutsege siis täiel rinnal. Aitäh! Sõna saab meie kooli vilistlane, kaitseminister härra Sven Mikser. Ja selleks, et õpilane hästi õpiks, tal kindlasti peavad olema head õpetajad, aga peab olema ka mingisugune muu väline motivatsioon. Ja kui ma mõtlen, mis see motivatsioon võiks olla, siis mulle tuleb meelde 12. klassi astronoomiatund. Ja õpetaja Leo Skipperl, kes ühel mu klassivennale, kes unustas või ärevuse hoos vastas, et meteoriit on suurem kui komeet või midagi taolist, ütles õpetaja Skipperl, et tead, ma panen sulle täna 2. Et ma pole viga, et see on ka hea hinne, aga sa võiksid ka astronoomiat natukene õppida, et siis on teinekord oma tööl kuidagi tähtedest midagi rääkida. Et sellist head õpimotivatsiooni on ka vaja ja ma usun, et selles majas on sellised inimesed, kes seda oskavad anda. Nii et palju tänu teile ja kõike head Paide kooliperele ja järgmiseks 105 aastaks ka kõvasti jõudu. Kooli aukirjade kätteandmiseks palun siia härra direktor Vello Talviste. Olge siis vapred ja hoidke marki, ajage julgesti jalad harki, et oleks lõpuks üks hüva roo, iga viimnegi õllaroo. Need on pead niidud ja need soovid saatis teie kõigini auväärne Linda Raunet, vilistlane aastast 1936. Sel aastal valiti kollektiivi liikmed, õpetajad, koolitöötajad, aastakolleegiks 2014 meie IT-spetsialist Tiit Kaljumäe. Kooli aastakolleegiks. Aukiri tulemusliku pedagoogilise töö eest ja seoses kooli 105. aastapäevaga ja kooli vilistlasele matemaatikaõpetaja Taire Rabile. Kooli aukiri tulemusliku pedagoogilise töö eest ja seoses kooli 105. aastapäevaga vilistasele ajalooõpetaja Erika Traani. Paide gümnaasiumi aukiri tulemusliku pedagoogilise töö eest ja seoses kooli 105. aastapäevaga eesti keele ja kirjandusõpetaja Maris Raudse. Paide gümnaasiumi aukiri tulemusliku pedagoogilise töö eest ja seoses kooli 105. aastapäevaga ajalooõpetaja, arvamuste kehalise kasvatusõpetaja Jaanus Rohvel. Tulemusliku töö eest raamatukogu
suuhoidjana ja seoses kooli 105. aastapäevaga aukiiri suuhoidja Tiia Paapsile. Kooli aukiiri annitustehnoloog Tiina Mässarile tulemusliku töö eest IT-süsteemide arendamisel ja seoses kooli 105. aastapäevaga. Paide gümnaasiumi aukiiri suure panuse eest Paide gümnaasiumi 105. aastapäeva ürituste korraldamisel Maia Keresmaa. Aukiiri suure panuse eest Paide gümnaasiumi 105. aastapäeva ürituste korraldamisel juhatuse liige Tiia Sagla. Samateemaline aukiiri kooli vilistusele, juhatuse liikmele Meelis Võts. Seltsi juhatuse esimees Andres Jalar. Korseeluse seltsi autasu suur pulstukat. Selline välja näeb väga auväärne autasu. Eduka esinemise eest õpilaste uurimistööde konkurssidel Anna-Liisa Kuusik. Sama autasu kultukat eduka esinemise eest õpilaste uurimistööde konkurssidel Kadri Pius. Korseeluse seltsi tänukiri eduka esinemise eest õpilaste uurimistööde konkurssidel Margit Kattai. Seltsi tänukiri eduka esinemise eest õpilaste uurimistööde konkurssidel Kristiina Veskimäe. Ja Korseeluse seltsi tänukiri eduka esinemise eest õpilaste uurimistööde konkurssidel Henri Vilmre. Korseeluse seltsi autasu Ignatsi Jaagu medal 3 meie kooli õpetajale, kes on andnud olulise panuse õpilaste uurimistööde juhendamisel. Merike Eidman. Ignatsi Jaagu medal panuse eest õpilaste uurimistööde juhendamisel Silva Jüriso. Ignatsi Jaagu medal panuse eest õpilaste uurimistööde juhendamisele Larina Kukk. Hea meel teid kõiki õnnitleda Paide Ühisgümnaasiumi pere nimel. Palju õnne! Tahan öelda seda, et ajalugu on üks ütlemata tähtis asi. Tore on, et teil on seda lugu nii pikalt ja palju jõudu ja edu teile kõiges selles.
ei kõrgus ega sügavus, ega mis tahes muu loodu suuta meid lahutada Jumala armastuses, mis on Kristuses Jeesuses. Au olgu Isale ja Pojale ja Püha Vaimule. Keskkool, tolleaegse Paide rajooni suurima õpilaste arvuga kool. Kui tollal oli suur õpilaste arv heade õpitingimuste loomise probleemiks, siis 2009 aasta septembris Järvamaal taas suurima eesti õppekeelega õpilaste arvuga kooliks on kooli tugevuse ja populaarse näitaja. Teine näite, koolis on põhiline õppimine ja on jälle hea meel tõdeda, et meie gümnaasiumi lõpetajad on jätkuvalt edukad riigieksamite sooritajad. Viimastel 5 aastal Aadi maakonnas esikolmikus ning 2006. olime parim maakonnakool Eestis. Ka pärast tunde jagub õpilaste mitmekesist tegevust. Need näitajad näitavad teie armsa kooli tugevust ja kuidas hea on olla teie koolis, kus õpilased tahavad jääda ka pärast tunde kooli ja ei taha koju minna.
Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Võtke vastu veel Issanda õnnistus. Issaan, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issaan, lase oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issaan, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu. Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Tere tulemast, head õpetajad, külalised, kooliõed ja koolivennad. Meil on suur rõõm teid tervitada Paide gümnaasiumi 105. sünnipäeval. Palume teid meie riigilipu ja Paide gümnaasiumi koolilipu sissetoomiseks ning hümni laulmiseks püsti tõusta.
südamlik tere tulemast, armas vilistlane, oma kooli sünnipäevale Paide gümnaasiumi 105. aastapäeva tähistamisele. Ütlemata suur rõõm on teid nii suure hulgana ja nii suure perena näha. Väga tore, tere tulemast! Aga kõige suurem uudis on see, et kui 5 aastat tagasi rõõmustasime ja ütlesin, kõige suurem uudis on see, et kõik 110 miljonit Eesti krooni on läinud väga asja ette remontimisel, siis nüüd saan öelda, et me oleme ka 5 aasta jooksul suutnud enda arvates ikka päris hästi need võimalused ära kasutada, mis väga hea õppetingimuste kompleks meile on võimaldanud. Ja kõik selle on meie töökas koolipere, õpilased, kes praegu koolis õpivad ja õpetajad, kes neid õpetavad, ka loonud. Eile tunnustati kooliaktusel 24 meie kooli õpetajat, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Järva maavalitsuse, Paide linnavalitsuse, Forseliuse seltsi ja Paide gümnaasiumi autasudega. Pooled õpetajad said tunnustuse hea töö eest. Aga 2 nende hulgast ma tahan kindlasti praegu esile tõsta. Klassiõpetaja Õie Vilman ja muusikaõpetaja Malle Nööp on teeninud välja kõrge autasu. Nad on nüüdsest Järvamaa teenetemärgi omanikud. Aplaus neile! Vahel on selline lugu, et mõni tuttav küsib, et no kuule koolidirektor, et tänapäeval kindlasti on nüüd need kooliõpilased hirmus hullud. Mina ütlen selle peale, et ei ole nad midagi hullemat. No ma olen lihtsalt ka juba 80. aastast eelmisest sajandist koolidirektor olnud kui sellel vanal ajal. Ei, nad on samamoolsed, väga tublid, tragid ja agarad. Jah, nad on natukese vabameelsemad kui 35 aastat tagasi, kui ma direktori tööd alustasin, aga õpilased on jätkuvalt väga toredad ja töised. Noh, vahel muidugi juhtub nii, et mõni saadetakse. Eks me natukese siis vestleme ja enamuses on sellest ikka kasu ka. Austatud vilistlased ja õpetajad, meie kooli lipu põhivärvid on valge ja violetne. Valge, see sümboliseerib rahu, puhtust ja vabadust. Violetne, see omakorda arukust, tarkust ja loovust. Rahu ja vabadus, loovus ja tarkus on need väärtused, mida me hindame oma koolitöös, mida me oma tegevustes oluliseks peame, millistele toetudes me oma kooli lugu loome. Igal koolil on oma lugu. Paide gümnaasiumil on see lugu kestnud 105 tähelepanuväärset aastat. Koolipere loodab ja usub, et sellele tuleb veel hulgaliselt järge, et kestaks meie kooli lugu. Kas saame edaspidigi Paide gümnaasiumi perena ühiselt jätkata? On hetkel küll veidi ebaselge, aga meie valmidus ja soov on selleks kindlalt olemas. Soov selleks, et kestaks meie kooli lugu edasi. Head Paide gümnaasiumi 105. aastapäeva. Elagu Paide gümnaasium! Aitäh teile! Ja et jutud liiga pikaks ei läheks, siis on mul üks ettepanek üheks heaks sünnipäeva lauluks. Äkki kõik tõusuvad püsti, te olete nii kaua aega istunud. Vahetund sünnipäeva lauluks. Linnapeaga kindlasti ühineb ja Andres oma väga hea lauluhäälega ka ühineb. Ja lugu on ju hästi tuttev ja lihtne, palju õnne ja head ja sinna riimub meie kool väga hästi käib. 3, sa dirigeerid. 3, 4. Palju õnne ja head, palju õnne ja head, palju õnne meie kool, palju õnne ja head. No nii, ära.
ükski sünnipäev ei ole hea ilma kingitusteta, nii et anname sõna härra linnapeale. Ja koolipapa Vello Talviste ja koolipere, head Paide gümnaasiumi vilistlased. Hästi tore, ma just laulsin palju õnne meie kool, aga ma pean tunnistama, et tegelikult ma ei ole Paide gümnaasiumi lõpetaja ja vähe sellest, mina olen 12 aastat käinud siis teises Paide gümnaasiumis, Paide ühisgümnaasiumis ja nii. Lülitati välja juba korraks mikrofon. Sõbralik vastuvõtt, aga ma mäletan hästi, kuidas selline sõbralik rivaalitsemine oli ka 12 aastat, kui ma käisin koolis. Esimest korda mina kohtusin gümnaasiumi omadega 3. klassis rahvastepallivõistlustel. Esimest korda astusin ma üle gümnaasiumi lävepakku 4. 5. klassis, kui meil oli ühine klassiõhtu. Võib-olla mäletate isegi neid klassiõhtuid, kus õpetajad olid seina ääres istumas ja siis õpilased pidid kohmetult nende eest tantsima. Noh, midagi sarnast on tõenäoliselt ka täna tulemas. Aga ma pean ütlema, et mul oli tohutult palju sõpru, siiamaani on Paide gümnaasiumist. Ja kui sai ise lõpetatud ja sõbrad lõpetatud, siis ma mäletan see rivaalitsemine jätkus sellega, et me nii-öelda kiitlesime, et kumma vilistlaspidu on lõbusam, meeldejäävam. Ja täna on mul selline hea õnn, et ma saan esimest korda, võib-olla esimese ühisgümnaasiumi lõpetajana üldse Paide gümnaasiumi vilistlaspeol osaleda. Aga see pilet on olnud minu jaoks päris kallis ja Paide linna poolt me sooviksime anda üle ka kingituse Paide gümnaasiumile. See oleks siis 3000 eurot ja ma paluks siia Vello Talvistet. Ja ma loodan, et sellest on ka hommikul 11 veel alles. Aitäh! Ja täna mul on hea meel kutsuda siia kõigi vilistlaste ette seekordsed edukad gümnasistid. Henri Vilmre. Ja ma ümbrikut ei võtnud kaasa, me teeme nii nagu Eesti riigis kohane ikkagi ülekannetega ja esmaspäeval võid sa siis oma ülekande, oma pangakontot vaadata. Kaarel Siimut. Paide gümnaasiumi õpetajad on lisaks oma tublidusele ja töökusele ka väga head lauljad. Laul Aeg ei peatu, juhendaja Malle Nööp.
siia vara, kui see laavel kokku jääb, kellega me korraldame kuldse viinad siia vara.
kooliaeg on ilus aeg. Hoidke seda ikka meeles ja ma ütlen teile, mida kaugemale aastad lähevad ja kooliaeg jääb, seda armsamaks muutuvad vanad koolikaaslased. Nii et hoidke neid sõnum. Aitäh teile, ja põnevikud töös. Kuus on ikka minu suu, laulan seda siis, kui maitsvad sousti saa. Kuuravikku kuus on ikka minu suu, kui ma tulen koju teie korviga. Kuuravikku kuus on ikka minu suus, laulan seda siis, kui maitsvad sousti saa. Snoot isiklikult. Allan, aga tean! Vot hakkame maasi minema.
vastu